Täna hakkame grillima eriti eksklusiivseid lihasid. Selleks on siis Uus-Meremaa lambakarlee, lisaks siis Ungari pardifilee ja Saaremaa flanksteak. Need on siis tootegrupp, mis on siis selline eriti eksklusiivne ja hea, et kui tulevad külla parimad sõbrad, siis on hea neid serveerida. Selleks on siis hea loomulikult teha seda heas Kamado Joe keraamilises grillis, kuid loomulikult võib kasutada igasugu grille, võib teha ka tavalise gaasigrilli peal, et alati on võimalik igat moodi küpsetada, kuid mõte on siis selles, et alguses flanksteaki ja pardifileed võiks küpsetada siis madalamal kuumusel ja meil on siin pandud siis selline järelküpsetuse rest ülesse ja paneme selle liha siia ülesse küpsema. Samamoodi pardifileed ja pardifileega on veel üks nipp, on see, et siis kui te selle pardifilee välja võtate ja kui siin on liiga palju rasva küljes, te võite selle rasva üleliigse äärise näiteks ära lõigata, kui te ei taha nii palju seda rasva süüa. Aga selle rasva mõte on tegelikult see, et selle rasvaga me saame teha pärast väga head suitsu. Et kui siin on natukene seda rasva niimoodi liiga palju, siis see on tegelikult väga hea. Need rasvatükikesed me jätame alles. Nii et flanksteak on tõstetud siia üles resti peale, et madalal kuumusel küpseks, samamoodi pardifilee, rasvane osa on ilusti pealpool ja mõned rasvaäärised, mis siit tekkisid, siis me panime siia alla, et need siin ilusti pruunistuksid ja see tegelikult tekitab niisugust ilusat suitsu, nagu näete, siit juba tilgub natukene, et see on väga hea. Ja nüüd ongi nagu näha, kiviplaadid on pandud sellise kolmnurgaga, et väike sektor on ilma plaatideta, et saaks siin peal ka midagi pruunistada ja siin üleval pool plaatide kohal, siis on see nii-öelda järelküpsetamine. Ja sellisel moel ta siis sellise suhteliselt kinnise lõõriga kuskil 100-120 kraadi juures, mõnikord võib ka minna 150 kraadi peale, aga üldiselt hea oleks 120, et ta küpseb kuskil 20 minutit, kuid tavalise lihtsa grilliga grillides võib täiesti vabalt teha ka sellise 150-200 kraadiga, siis ta küpseb kiiremini valmis, kuid jääb natukene vähem pehmem. Nii et mida madalam kuumus ja pikem aeg, seda pehmem liha, kuid loomulikult ei tohi neid lihasid üle küpsetada, et ta peab jääma keskelt selline mõnus meedium ja hea ja mahlane. Natuke aega laseme nüüd küpseda ja siis juba mõne hetke pärast lisame siia grillile ka lambakarlee, mis siis saab mõnusalt kõrgemal kuumusel juba pruunistatud ja hea ja maitsev. Kui soovite grillimisele rohkem suitsu anda, võite panna sellise väikse puutükikese või siis laastukesi ja need võivad olla siis kas lepapuust või siis kirsipuust, õunapuust või mõnest muust sobivast puust. Minul on siin tammepuidust laastud ja need siis saab panna lihtsalt otse siit grillresti vahelt süte sisse ja siis tekibki selline hea mõnus suitsuaroom ja loomulikult tuleb seda teha siis kinnise kaanega, et see laast põlema ei hakkaks. Nüüd on siis paras aeg hakata neid lihasid pruunistama ja lisaks sellele me paneme peale ka siis talle õigemini lambakarlee. Nüüd on meil siin järelküpsetuse rest. Järelküpsetuse resti praegu nüüd võtame pealt maha, tõstame need lihad vahepeal siia allapoole ja me hakkame neid siis siin pruunistama. Ja selle jaoks meil enam seda järelküpsetuse resti vaja ole, selle tõstame siia maha. Tõstame siit alt ära ühe osa sellest kiviplaadist. Tegelikult võime ka teise ära võtta. Et ühesõnaga nüüd hakkab meil siis selle lihade pruunistamine. See on väga lihtne, et lihtsalt võtate need kiviplaadid siit vahelt ära ja nüüd pruunistate otse süte kohal. Ja sellepärast oligi meil pardifilee pandud alguses just lihane külg allapoole ja rasvane osa peale poole. Suitsu läheb silma. Et nüüd me näeme, et see rasv on kõik ilusti pruunistamata ja nüüd me tõstamegi ta niimoodi, et paneme rasvaosa osa allapoole ja nüüd hakkab siis pruunistamise ajal hakkab see rasv ka natukene tilkuma ja tekib selline leek, et see oli ka see põhjus, miks me seda alguses niipidi ei tahtnud panna. Ja nüüd lisame siia veel ka siis tallekarlee jupikesed, et pruunistame need samuti ära. Need küpsevad suhteliselt kiiresti, isegi võib-olla 5 minutiga, 7 minutiga. Siin on ka väiksed roosmariini oksad, võime ka need siin üle lasta. Ja nagu näete, juba hakkab leeki tulema ja nüüd tuleb seda parti siin natukene ka keerutada ja liigutada, et ta liiga nagu ära ei kõrbeks, et ta saaks ilusti väikse pruunistuse. Ja kui tekib liigne leek, siis on alati see, et kaan kinni, hoiate natuke aega lõõri kinni ja see leek kustub, nii et ei ole vaja midagi sütele raputada ega visata, et kõik see leegi kustumine on ainult kaane kinnipanemisega teostatav. Nii ja juba pardirasv ilusti siin pruunistub, välimust tuleb väga ilus. Tallekarlee jupid samuti ja flanksteak ka tahab saada veel siin sellist viimast pruunistust. Ja selleks, et aru saada, et siis liha valmis on, võib siis kas näpuga katsudes tunnetada või siis endale osta selline hea sisetermomeeter ehk siis termapen
ja sellega siis lükkate otsa lihasse sisse ja tunnetate seda liha pehmust ja ka temperatuuri. Pardifilee on praegu 55 kraadi, flanksteak on 50, ent tahaks nagu mõlemad saada natukene veel, nii et veel väike pruunistus ja kohe varsti on need mõlemad siin ilusti valmis. Nii, pardifilee hakkab juba valmis saama, sest et see on selline väiksem tükk ja tõstan selle siia madalamale kuumusele, et ta saaks korra veel tõmmata. Flanksteagi keerame korra veel ringi, et siin see reegel ei kehti, et keera ainult üks kord, et sa võid seda keerata ka rohkem, kuna me küpsetame praegu nii-öelda reverse küpsetusega ehk tagurpidi küpsetusega. See tähendab seda, et me lasime lihal alguses olla madalal kuumusel ja nüüd siis pruunistame teda. Et talle, õigemini lambakarjad siis läksid küll siia otse kõrgele kuumusele küpsema. Ja nüüd siis pardi linnafileega võib teha ühe nipi, mida saab kasutada siis kõiksugu grillide peal. Ma võtan väikse jupi fooliumit ja panen niimoodi, et tõstan, läikiv külg jääb sissepoole ja tõstan need pardifilee tükid siia fooliumi peale ja natukene, ma päris kinni ei mehi, aga kergelt niimoodi lasen tal fooliumi all olla. Et tegelikult mida me sellega saame on see, et see pardifilee muutub oluliselt pehmemaks, ta natukene ka küpseb edasi, aga me laseme tal fooliumi all olla ainult paar minutit, et ta üle ei küpseks, et ta jääks hea ja mõnus ja maitsev. No nii, nüüd on paras hetk siis see flanksteak maha tõsta, ilusti pruunistunud. Pardifilee on meil siin fooliumi tutsaka peal natukene pehmenes ja nüüd on ta ka ilusti valmis. Samamoodi tallekareed on väga head, need võib ka kõik ilusti maha võtta. Paneme need otsa siia puitaluse peale juba. Tallekaree on siis eriti maitsev, eriti eksklusiivne, kindlasti rahalises mõttes kõige hinnalisem suvetoode Saaremaa lihatoodete valikus sel aastal. Ja siin on ka veel väiksed roosmariinitükikesed, mis meil olid grilli peal. Nii, nüüd siis nagu alati liha oleks hea, kui ta ennem lahti lõikamist natuke aega tõmbab toatemperatuuril. Nii kaua, kui me parti lahti lõikame, saab see flanksteak siin ilusti tõmmata. Pardifilee on meil siin natukene fooliumist tõmmanud. Nagu näha, saime ilusti sellega hakkama, sest siia mahla eriti põhja pole tulnud. Kui siin oleks väga palju lihamahla, siis on ta kas üle küpsenud või liiga kaua fooliumis olnud. Et seda me ei taha. Ja nüüd lõikame ta keskelt lahti. Ilus kergelt roosa, väga mahlane, nii et küpsetuse aste on ideaalne. Ja pardifilee puhul, kui te lahti lõikate, siis proovige alati säilitada seda kuju, et hoidke sellest fileest niimoodi näppudega kinni. Et siis me ise ütleme enda keeles nii-öelda nagu inglis keeles, et see on nagu hoiame shape'i, et siis muidu on see, et see pardifilee välimus saab kannatada ja läheb seistes väga kiiresti halliks. Nii ja nüüd on paras aeg siis lahti lõigata flanksteak. Flanksteakist tuleb alati lõigata loomulikult nii nagu igal lihal risti kiudu, kui kiud jooksevad niipidi, siis me lõikame siit otse risti kiudu need lõigud lahti. Siin on ka näha, et on ilusalt mahlane. Ja väga hea. Flanksteak on siis saaremaine liha. See on siis eestimaine lihaveise flanksteak. Nii et super hea asi. Opa, vaata seda mõnus keskelt. Ilusalt medium ja super hea. Paneme siia mõned tükid alla, et see lõikepind hästi näha oleks. Paneme ta siia niimoodi laotame laiali. Ja muidugi selle flanksteaki puhul on alati üheks heaks asjaks see, et võib kasutada siis helves soola. Sest et siin on küll natukene soola juba pandud, aga alati see helves sool ongi mõeldud, et peale küpsetamist eriti veiselihale. Ja see retsept ongi tehtud niimoodi, et saaks veel viimase soola sutsaka panna peale küpsetamist peale. Aga seda siis mitte palju, vaid väga õrnalt ja niimoodi ettevaatlikult. Nagu näha, see küpsetamine ei ole nii keeruline, et tegelikult pardifileed võib küpsetada ka lihtsalt kiirelt 10 minutiga, kuid võib teha ka niimoodi, et me küpsetame alguses aeglaselt ette ja siis pruunistame selle rasvakihi ilusti ära, nii nagu meie tegime. Sama lugu flanksteakiga ja muidugi lambakaree on väga lihtne, see on mõnus õhuke tükk, küpseb 5 minutiga ja ongi super. Nii et nagu ikka, kõige grillimad lihatooted tulevad sel suvel Saaremaal lihatööstusest ja grillime mõnuga.